Ja nagu ma saate alguses lubasin, siis uurime nüüd, millega üllatab meid Tallink oma jõulukruiisidel. No ma arvan, et laevasõitu tavaliselt kasutatakse kahte moodi. Üks on ikkagi konkreetselt punktist A punkti B liikumiseks, teine on selliseks mõnusaks meelelahutuseks ja tihti ka meelelahutuseks peredega, sest teil on ju tegelikult peredele väga laiaulatuslik programm välja pakkuda. Eelmisest aastast on Tallink ametlik jõuluvana maale tooja Läänemerel. See seab meile teatud kohustused ja loomulikult neid kohustusi suurema rõõmuga me täidame, sest et mida on toredam teha, kui et peredele ja lastele pakkuda. Nii et sellel jõuluajal on tõesti lastele hästi palju erinevaid mitte atraktsioone, vaid üritusi laevas, et meil on igapäevaselt laevas jõuluvana ja päkapikk, kes siis loovad jõulumeeleolu laevas kõikidele, aga eelkõige loomulikult lastele. Et siin on laste jõulunurk, kus jõuluvana istub ja kuulab nende luuletusi ja laulukesi ja päkapikk käib nendega tegemas kuusekaunistusi iga päev. Et nad teevad siis erinevaid asju, lõigavad, kleebivad, teevad piparkooke, nii et igasuguseid asju, mida saab kätega teha, teeb päkapikk lastega. Laste mängutoas on nädala lõppudel mängutädi ja lisaks on mängutädile veel ka selline aktiivhost, kes aitab mängutädi, viib läbi mänge ja üheti teeb karaoket, seda juba suurematele lapsemeelsetele ja hilisemal kellaajal. Et see on siis see, mis toimub lastele mängutubades, et on jõuluvana, päkapikk ja mängutädi ja veel on hästi tore asi, millest ma tahaks ka rääkida, et lapsed saavad kirjutada jõulutoas jõuluvanale kirja ja pista see postkasti. Ja järgmisel hommikul on sellele lapsele tema enda keeles, siis selle lapse rahvuse keeles kiri vastu tulnud ja tema kajutisse. Mulle tundub, et äkki siis ilma lasteta siia laevale asja ei olegi. Nii hull see asi ei ole, et kõikidele teistele ja lapsemeelsetele ja vähem lapsemeelsetele on meil ikkagi kõik muu igapäevane meelelahutus laevas olemas. See tähendab seda, et showbaris mängib kogu reisi vältel ansambel, tantsumuusikat, on show, minishow ja keskööshow. Ja mis on teil jõuludel tavareisijale, showbaaris on iga päev esineb üks Eesti koor. Et see on ka huvitav asi, et Eestimaa erinevatest paikadest, väikestest paikadest, suurematest paikadest, segakoorid, meeskoorid, kammerkoorid, naiskoorid, ansamblid ja isegi pillide ansamblid igapäevaselt esinevad meil showbaaris 20 minutit. No üks asi veel, mis laevadel on kindlasti tähelepanu vääriv, on showprogrammid ja need on teil siin küll väga suurejoonelised. Just nimelt. Dance Factory on püüdnud alati oma klientidele pakkuda väga kõrgetasemelist meelelahutusprogrammi, mis sisaldab siis väga kauneid kostüüme, väga professionaalse tasemega artiste ja väga huvitavaid lavastusi. Ja loomulikult oma programmides püüame pakkuda ka üllatusmomente. Minishowsid kutsume kindlasti vaatama ka lapsi. Need on rohkem mängulisemad ja lapsemeelsemad, kust ei puudu ka väga vahvate kostüümidega päkapikud. Keskööshow on laeva meelelahutusprogrammi kindlasti tipphetkeks. Keskööshows on rohkem näha glamuuri ja sära ja kindlasti ei saa ka mainimata jätta, et tegemist on live-showga. Nii et novembri-detsembrikuu sees saate näha üles astumas meie väga kuulsaid Eesti lauljaid, näiteks nagu Rolf Roosalu, Raimondo Laikre, Imre Saarna, Tatjana Mihhailova. Nii et seda tuleb kõik kindlasti ise vaatama tulla. Kas need showd on erinevatel laevadel siis identsed tehtud? Ei ole. Teil on võimalus näha kõikidel laevadel väga erinevaid talveteemalisi showprogramme. Nii et tasub tulla ja sõita kõikidel laevadel. Nüüd oleme liikunud edasi restorani ja see toit, mis meile ette toodi, kahju, et televaataja lõhna ei tunne. Näeb ilus välja, aga lõhnab veel paremini. Kas see on ka osa teie jõulumenüüst? Jah, see on meie Grillhouse'i spetsial sisse toodud siis jõulupraad. Ja mis on sellised peamised märksõnad siis sel aastal jõulubuffees? Jõulubuffees on meil kohe kindlasti eestlaste oma lemmikud, hapukapsas, verivorst ja praad. Ja see aasta on hästi palju huvitavat on tulnud sellised
sööd on nüüd nagu Skandinaavia poolt on tulnud põhjapõdra, terriinid, piparkoogid, pannakotad. Et absoluutselt igale maitsel peaks olema kõike. Palju teil siin laevas üldse neid erinevaid restorane või toitlustuskohti on? Laevas on meil kokku 4 restorani, kohvik, pubi, et siis igale maitsevad, kes just mida tahab, et kes tahab lihtsalt õlut juua, istub pubis, kes tahab bufees istuda, saab bufeed süüa. Meil on Vene restoran, Grillhouse'i restoran ja siis Gourmet, kus me hetkel istume, et meil on kohti väga palju, kus olla ja et see reis, kruiis omale meeldivaks teha.